siis ma mõtlesin, et ma pean võib-olla kõigepealt rääkima, et kuidas üldse see juhtus, et meil on, kuna me räägime 2 ülemise korruse näitusest, et kuidas see juhtus, et meil ei kureeri mitte muuseuminimesed, vaid kureerivad väljaspoolt ja kunstnikud. Et ma arvan, et kõik teavad siin, et muuseumi elus eelmisel aastal olid üpris suured muudatused. Ja kui me hakkasime siis oma järgmises, on selle 2014. aasta näituste plaani üle vaatama ja uuesti kokku panema, siis tundus sügiseks, et on väga raske jõuda mingisuguste lahendusteni. Ja kuna ma lugesin just ajakirjast On Curating sellist artiklit, kus räägiti, kui väga tihti mujal maailmas, kui tulevad muuseumidesse uued direktorid, siis alustatakse näituse programmi sellega, et kutsutakse muuseumisse kunstnikud, kureerima näitust ja mulle tundus, et see lahendus selles olukorras võiks olla esiteks midagi uut meile, kuna me ise minu arvates ei ole mitte kordagi vähemalt kunstniku kutsunud meile muuseumisse kureerima. On olnud näitusi, mis on tulnud mujalt ja teiste muuseumite kuraatorite poolt kureeritud, aga mitte sellist võimalust. Ja see oli tõesti mõeldudki esmalt, et see võiks olla selline, et see on nagu oma kogude põhiliselt. Kuidas ta välja kukkus, see on juba terve selle pika ettevalmistusprotsessi ja seda ma arvan, et räägivad kuraatorid. Siis, kui me olime selle otsuse langetanud, et jah, me alustame oma 2014. aastat selliste näitustega, siis oli vaja paika panna ka see, aga mis alusel või kuidas me need kunstnikud valime. Mulle tundus, et oleks normaalne, kui räägitakse sugudevahelisest võrdsusest, et on üks meeskuraator ja teine naiskuraator, aga arvestades seda, et mõnes mõttes on alati räägitud Tartu ja Tallinna kunstist ja sellest, kuidas mõnetis on erinev, siis sai otsustatud seda, et me tahaksime seda, et oleks üks kuraatoritest Tallinnast ja teine Tartus. Ja niimoodi juhtus, et see ei olnud väga nii-öelda me ei andnud oma inimestele või nendele väljavalitutele väga palju aega. Me käisime selle idee välja, ma arvan, et novembri alguses. Jäime kõigepealt ootama, et kas nad ütlevad oma jah-sõna, ei olnud esialgu ka veel mingit otsest ideed ja kui nad olid oma jah-sõna öelnud, siis toimus see kõik läbi Kultuurkapitali stipendiumi, et tulid meie majja 2 inimest, kes istuvad siin, Rauno Toomas Moss, kes on siis tartlane, ja Flooga Saru, kes on tallinlane, kes siis võtsid selle otsuse vastu ja olid nõus hakkama tegema muuseumist näitust. Esialgu mingit teemat ei olnud, aga sissejuhatuseks leian ma kõigepealt võib-olla, et oleks õige, kuna kõik siin istujad ei pruugi isegi teada, et täpsemalt, millega enne näituse kureerimist Floo ja Rauno olid tegelenud, et siis ma annaks Floole sõna, et ta saaks ennast natuke tutvustada ja pärast Rauno, kes läheme edasi juba. Küll, mina olen siis Floo Kasearu, pärit olen Pärnust, aga elan ja töötan praegu Tallinnas, töötan vabakutse kunstnikuna ja põhiliselt ma teen kunstiprojekte erinevaid, et mul on bakalaureuse hariduse maalikunstis omandatud siis Tallinna Kunstiakadeemias, Eesti Kunstiakadeemias Tallinnas ja siis magistratuuri lõpetasin eelmine aasta ka Eesti Kunstiakadeemias fotograafia erialal, mis tähendab, et fotost midagi tean, foto on väga selline üldine kaasaegne kunst ja vahepeal ma olin 1 aasta Berliinis ka. Siis ma hakkasingi tegelema nagu muude asjadega, siis kui Berliinis oli, siis me õppejõud, nagu tema ei tegele maaliga ja siis ma hakkasin seal tegema nagu videote ja muude meediumitega, nii et praeguseks ma töötan kõikvõimalikes erinevates meediumites.
et siis ideest olenevalt valima nii-öelda selle oma meediumi ja eelmine aasta asutasin oma majamuuseumi, eile sai see 1 aastaseks ja elan ja töötan oma majamuuseumis. Ja Rauno? Mina oletasin valmis natukene, teeme 10 aastat kauem natuke siin tatsanud, vaatan lühemalt tegema, või mitte väga pikaks tegema oma juttu. Rauno Toomas Massimaa nimi, sündinud Tallinnas ja kasvanud üles Tartus, kunstiharidust alustasin Tartu lastekunstikoolis, siis läksin korralikult üle Tartu kunstikooli lõpetanuna, astusin Tartu Ülikooli Mariosakonda, Tartu Ülikooli Mariosakonda lõpetanuna asusin, kutsuti mind sinna tööle Tartu Ülikooli kunstiosakonda, õpetan siis tänaseni, mida nüüd saab siis 11 või juba 12 aastat. Plastilist anatoomia kunstnikele, läbiõpetus, kompositsiooniteooria, klassikaline joonistamine. Kõrvaleriala juba siis, kui mul oli maaliõping Tartu Ülikoolis, võtsin semiootika, nii et kui bakalaureuse sain maalikunstist, siis oli kõrvalerialaks semiootika, mis võimaldas mul minna karadeõppesse semiootika osakonda, kuna ma tundsin, et mul ei ole Eestis õppida rohkem kunsti, vaid ma olen vaja kunstile kõrvale semiootikat. See ongi semiootikas magistrant, praegu see näen ikkagi doktorantuuris. Nii kaua, kuni mind seal veetakse või kuni ma teen oma doktorantuuri. Ja see on tehtud vist. See on kõik. Ma küsin teie käest, kas te olete varem näitust kureerinud? Mina ei ole. Sinu Rauno? Ikka olnud võib-olla selline uus väljakureerimisena oli üks meediumidi näitustest Tartu kunstimajas, kui ei, see oli kujundajad ei kureerinud seal. Tartu kunstimajas on tihtipeale ikka see, et kes kujundab, see ei kureeri, sellepärast et muidu läheb seal liiga paksuks jalg. Ja ei saa nõuda kureerida. Ja kureerisin meediumidi näitust, see oli juba üle 10 aastas on natuke tagasi. See oli seoses sellega, et ma ise olin endale aja ja ruumi saanud näituse pinnaks, aga nagu oli asjaga pisut selline, et ei saanud näitust. Selleks ajaks siis tegime vahetust ja juhtus ka niimoodi, et kuna ma teadsin, et meediumidil on üks näitus, mida ta ei ole veel saanud, ta on näituse komplekt võrdselt koos ja ta ei ole seda saanud esitada sellistes korralikus ruumides, siis me tegime seal valiku, milliseid kujundasin ja kureerisin, et see oli peaaegu selline juba kureerimine ka. Aga põhimõtteliselt olen ainult kujundanud ja kujundanud mitmeid näitusi. Ja siin, kui muuseum teile selle pakkumise tegi, mida te mõtlesite kõigepealt? Mis tunne see? Tähendab, et kas te mõtlesite, et nad võtate vastu või et milliseid mõtteid see tekitas ja kuidas hakkas see, tähendab, ma mõtlen ka seda, et kui ei ole varem, et kuidas hakkab liikuma see mõte nagu võtma mingisugust vormi, et kui ma jah-sõna ütlen, mida ma siis tegema hakkan? Esialgu Rael helistas siis ja küsis, et mis ma arvaksin, see on neil kindlalt palju see teoreetilisel tasemel, et kas mina võiksin üks olla ja nii edasi. Ma olen natuke vist seda tüüpi vist, ma ei oska alati ei öelda ka, et siis on see, et ikka mingi uus asi ka, mida ma olen teinud, et siis ma olen sellist tüüpi, et mind huvitavad ikkagi asjad ja paljud asjad. Ja kuna ma pole seda varem teinud ja sellel hetkel, see oli siis sügis, ei olnud ka nii palju asju mul nagu teada ja ees, et ma nagu ajaliselt ei saaks teha. Ja kuna ma lihtsalt ei oska ka ei öelda, telefonis on eriti raske ei öelda, kirja teile saab, et vastata ei öelda, et kas sa teeksid siis, siis niimoodi
miks ma niisuguse asjaga nagu tegelen, et miks ma ei või nagu kunsti teha, et miks ma nagu teen mingisugust muud asja, mis selles mõttes, et see nagu et nad vist, ma ei tea, kas nad võib-olla ei tähtsusta seda või nad arvavad, et see nagu ei ole, mida mina peaksin tegema, siis ma teen nagu nii palju erinevaid asju, et ma võiks konkreetselt nagu keskenduda oma kunstile, teha nagu mingeid konkreetsemalt töötada ja näiteks oli ka Veneetsia Biennaali konkurss, mis oli märtsi lõpp, mis ma siis mõtlesin, et kindlasti võiks midagi teha, aga siis tänu sellele, et ma nagu võtsin igasuguseid imelikke asju vastu, nagu siis see Tartu majas numereerimine, siis mul on praegu Saaremaal mingi näitus Luun ja seal kõik niisugused mingid, ma ei tea, tegelen Eesti niisuguste perifeeriatega ja siis jäi kõik see, et ma ei jõudnud tegeleda näiteks lihtsalt sellise asjaga nagu, et Veneetsia Biennaal ja pakkuda midagi välja, mis mõnes mõttes mul nagu kunstnikule, ma ka nagu praegu nagu nii läks praegu, aga tamas võib-olla ei see olnud ka nagu õige aeg näiteks, et siis, et siin on see need valikute asi, et siis ma tegin nagu sellised valikud nüüd seekord. Et selles mõttes ma, mulle meeldis see mõte nii kaua, kuni ma sain selle, et mõtelda välja, et mis ma siis nagu, kuidas ma seda kureerin, sest ma teadsin kohe, et ma ei kureeri seda nii, et ma valin midagi väga klassikaliselt ja nagu kuraatorid lähenevad, siis see nagu ei pakuks mulle pinget ja siis ei ole nagu selle mõtet, et mina seda teen nagu. Et siis nii kaua ma mõtlesin seda, et siis ma nagu veel selles mõttes see huvitas mind nagu nii-öelda, et ma nagu leiaksin mingisuguse sellise natukene teistsugusema lähenemise sellele. Ja. Kui sa mulle helistasid, siis ma ei mäletagi praegu, mis ma esimene reaktsioon oli. Mina arvan seda, et ma arvan, ma siiski suht lihtsalt võtsin vastu selle, sest mulle meeldis võtsin selle vastu kui sellise intelligentsi intriigi või väljakutse. Ja mulle tundus, et selle ja see on jäänud praegu, ma ei kahetse. Et see on huvitav, et jah, just seda ma tahaks teha. Ja selles suhtes oligi see, et tegelikult ma isegi nagu pärast kõnele, ma isegi mõtlesin, et see on huvitav, et näed, ikka tervis kõik tuleb ühel hetkel, kus see on soovi. Sest ma mäletan, et kunagi on olnud soov. Aga kuidas see, miks ja millega seoses seda ei mäleta. Et mul ei ole läinud soov, et mu näitus oleks siin majas, et mul on soov just kureerida. Mulle meeldivad muuseumid üleüldse. Sest et juba siis, kui ma õppisin kunstikoolis, siis kui oli mingid koolitööd teha, siis ma otsesin ise läksin linnamuuseumi filiaali juhataja juurde, ütlesin, et ma tahaks teile teha plakati, ühesõnaga, ma õppisin selliseid graafilist disaini. Ja kogu aeg kiskunud kõik, mis on muuseumidesse poolt. Selles suhtes ma olin väga rõõmus, et ma teadsin kohe, et sellega ma saan muuseumi fondisse, ma saan vaadata neid töid. See protsessi peale mõnda, mis ma teadsin. Et seda ma olengi tahtnud teha, näha seda lähemalt ja proovida. Selles aspektis oli see jah. Aga kuna siis juba olid lehtedes ilmunud muud artiklid ka, siis see nagu tekitas kõhklust just ja see oli nagu just see, mis nagu kõige teisel pool ütles, et ma ei tee seda. Aga kõik peale ei jah vastus. Kuna mina tean seda, et ei olnud sugugi ainult ellipsid, et teil oli tegelikkuses, kui me hakkasime, mõlemad teiega rääkisime, siis mõlemad teil oli tegelikult erinevad variandid ja kusjuures ma ütleks, et Floor oli näiteks selline teine lähenemine, neid oli võib-olla isegi veel üks, mis oli, et see oleks andnud hoopis teistsuguse, et kui see on nagu lõpuks valik langes sellisele formalistlikule või selles suhtes, et ta nagu ühel esemele keskendub kunstis, siis Rauno ideid oli tegelikult ka muutuv. Kas näiteks see, kuidas te siis lõpuks selle ühe välja meist valisite, et kuidas see toimus, kui
sinust nüüd näiteks Rauno enne alustada ja siis Laura? Et kas on keeruline tähendab? See on keeruline. Minu jaoks oli see keeruline. Selles suhtes, et see kontseptsioon peaks olema ikkagi nagu see peaks olema nagu huvitav, kuidagi intrigeeriv, et see peaks, aga loomulikult see peab mulle enda huvi pakkuma. See peab olema midagi sellist, kus mul vähegigi oleks mingisuguseid eeldusi seda üldse nagu mingigi hoomutavus sellest teemast. Et üks asi see, et mis sellesse muuseumi formaati nagu sobiks siiski. Sest vabandust, aga mul on siiski mingisugune etteküütlus mingisugusest muuseumi formaadist. Ja ma võtan selle just selle, mis see kriitikas öelnud, et muuseumi külastaja nagu raamatu lugejal on oma teatav ootuste horisont. Selle ootuste horisondile tuleb enamuses siiski ikkagi vastata. Või siis natukene piire liigutades, nimetades, mängides. Aga üldiselt tuleb olla nagu tervemistuslik selle kõige juures. Ja neid aspekte arvestades, siis ma mõtlesin selle teemadele ja sellele aspektile ka, et see näitus peaks ennekõike siis eksponeerida, peaks baseerima kokku fondis leiduva. Ja teemas, ma nüüd enam ei mäleta, kui mul oli päris alguses ka mitu teemat, ma suutsin väga kriitiliselt neisse ja neid edasi sinuga. Ja näiteks üks teema oli just selline, mis minu arvates kusagil nüüd sai teoks, meil oli alkoholismi probleem ja tegelikult ma ei mäleta, kust ma seda lugesin, et kuskil Euroopa muuseumid avati just sellised, et siis mul tuli täpselt Rauno meelde, ma mõtlesin, et järsku on liiga plakatlik. Seda oleks koos maikaga saanud teha. Jah. Ma külis vahele, et kas mingis etapis oli ka selline mõte, et teha seda koos. Et kuigi te vist ise ei ole head tuttavad. Et teha niimoodi, et kunstnikud, aga nad teevad omavahel siis selle teema, nad teevad ühe terviknäituse, mitte kaks erinevat. Siis kui Rael mulle helistas, siis minu arust tema nagu tahtiski seda, et teda olekski see huvitanud, et kaks, siis meil ei kas vaja või jah. Siis tema ütles, et Peeter Allik oleks see esimene vahepeal. Peetriga me järgisime, jah. Et olekski see, et teevad koos, siis tekib sellest nagu mingi muu sünergia või mingi mõte kahe inimest töötamisest, aga see tunduski mulle nagu ka kõhkleva, sest ma saan aru, et muuseumi seisukohalt on see huvitav, aga minu kunstniku seisukohalt, ma ei tea, et kas see oleks nagu, võib-olla lihtsalt kogu see lihtsalt see, et mina on Tallinnast teine Tartus, et see lihtsam oleks siis, kui ühes linnas saab piisavalt kohtuda, aga niimoodi kuidagi meili teel ja natukene niimoodi, et siis see oleks nagu palju raskem olnud, see oleks keerulisem olnud ja see, kuna ma võib-olla ei tea ka nii palju, sest Peeter Allik, kes siis oli, ta on nagu tundja korra, et siis ma nagu mõtlesin, et äkki siis ei tule see, mida mina tahan, siis on vaja kompromissi teha, aga kunstnikuna ma ei ole harjunud kompromissi tegema, et siis see nagu oli palju küsitavam, et see kui lõpuks läks nii, et teeme eraldi, siis saad ikkagi nagu saad natukene selline, saad ikkagi oma seda täpselt ideed teha 100%, sa ei pea nagu võib-olla ma ei ole seda tüüpi nagu, et väga kompromissi. Minule tundus, nagu mina käisin teile välja kohe selle võimaluse, et minule tundus ka, et panna kaks inimest, kes omavahel ei tunne ja öelda, et see oleks teinud ülesanne nagu niivõrd raskeks ja või kahest erinevast linnast. Mina mõtlesin, et minule meeldiks, näitusel võiks olla vabalt intriig kahe korruse vahel, et nad on väga erinevad, aga ma ei leia, et te peaksite jagama kahte korrust ja tegema sellise näite, nagu et te põimute omavahel. Mulle tundus, et see on liiga keeruline või liiga raske ja ma kartsin, et sellest võib-olla ei tuleks üldse midagi. Ma ei tea, Rauno, kas sina mõtlesid ka selle variandi peale võiks koos teha? No ausalt vist, et sest et seesama minu jaoks on see, et võib-olla kõige parem sünergia, mis mul on olnud, need on üksikud inimesed, kui sa saad tegelikult nagu kaks kunstnikud ja nende väärtikud sünergiat, sa saad midagi ühist teha rääkimusi. Peeter Grossmann siin Tartust ja Mihkel Ilus, kes praegu on Tallinnas. Need on esmad, kes mulle tulevad meelde, kellega kokku, kes on mõlemad, kes on loojad ja kelle puhul ma saaks öelda, et need asjad, mis ma olen teinud, et seal on toredad asju nagu ja kuidagi leiame mingisugused jälle.
aga et siis on kusagil, et keegi muuseumis kuskil direktor paneb paika ja siis, et see jäi pruugi üldse töötama, sest me esindame ikkagi erinevaid maailma. Mis see sama, et juba see, et kui ei läbi nagu ühes seltskonnas, sest et see... Siis oleks see põhiküsimus, et miks meie just kooli, siis jah, tegelikult see näitus tekib sellest just meie isiksust selle põhjal, aga see on nagu, et miks teha nagu selline isiksuse põhjal, et sellest nagu arendada mingit näitust, et see pole nagu ka... Jah, kui just mitte seda esimest aga see protsess, et tekib idee ja kuidas siis on see, tähendab tagasi vaadates, et ideest saab näitust, et kuidas see teile tundus, et kuidas see üldse arenes või kuidas, mina tean, aga teised nagu ei tea, kuidas see tunne on, kuidas areneb nagu see, et idee on lõpuks ühel päeval amamine ja ongi näitus üleval. Minu jaoks lihtsalt see kuraatori amet oli, ma ütlen, seda amet ei ole nii põnev kunstniku amet minu jaoks, sest sa lihtsalt, see on see muisiseramus ajast lihtsalt midagi vaatad, seal neid kataloge ja vaatad, vähemalt selle kontseptsiooni puhul, mis mina tegin, oligi see, et ja see idee käis välja ja ma ei tea, kui ma pean rääkima ka nendest, et alguses ka on mitu ideed, siis meil kui meil see koosolek teie seal ruumis, siis ma rääkisin mõlemad välja ja siis selles mõttes see Valge Maika lihtsalt sai valituks, sest see oli ikkagi selline, mis, kuna see teine on natuke traditsioonilisem lihtsalt see idee, et oleks olnud nagu okei teha, aga Valge Maika selles mõttes sai natuke rohkem võib-olla mitte intriigi, aga sellist mingisugust teravust rohkem, mingit sellist nagu tavalisest natukene ebatavalisem, nagu mingisuguseid momente oli seal sees ja sellepärast see tundus ikkagi nagu huvitavam ja proovida see asi. Aga see, mis ta näitus sai, siis kohe alguses ei teadnud, siis hakkaski see muisis töötamine, et vaadata, kas üldse leidub nii palju materjali, et saaks selle näituse kokku teha, panna. Ja see oli väga alguses pikalt lahtine, et kas me teeme nii, et ikkagi kuna sügisel läheb seal edasi, et siis, et kas äkki on ühe näitus teeb läbi 2 korruse ja teine teeb sügisel üldse, et see protsess oli ka vahepeal pikalt minust lahti. Et põhimõtteliselt minu ülemine korrus on tegelikult päris täis pakitud, et ta mõnes mõttes oleks saanud ka võib-olla läbi 2 korruse, aga samas ei ole vaja seda, et ta võib isegi üleval olla täis pakitud ka, et siis saab nagu 2 näitust. Aga see protsess oli põhimõtteliselt selline rohkem meili teel ja sa pead nagu ajama ja korraldama ja kõike sellist asja, et seda kui kunstis on, kunstnikul on see, et sa mõtled välja, sa pead teostama, et siis sul on see teine faas, kus seda nagu ka tekib igast asju, probleeme ja asju võtta, siis sa nagu, aga samas kui teostad, siis sa nagu mis iganes, kas video muu puhul või sa lood seda visuaali, tausta ja kõike muud, et selle puhul oli nagu kuna ma mõtlesingi enda tegelikult väga selle elu lihtsaks, et ma võtangi ainult Valge Maika ja läbi selle prisma, ükskõik mis, et lasen kõikidel otsida lihtsalt neid valgeid maikasid ja ei teegi seal mingisugust nagu sellist valikut, sest üleval on tegelikult enamus maikad, mis nüüd Eestis kätte oli saada. Aga need on siis alguses mõtlesin küll, et võiks olla ainult Tartu Muuseumi kokkupõhine see asi, et teha need reeglid endale, mis teevad minu elu veel kergemaks nagu ka. Aga lihtsalt kui Tartu Kunstimuuseumist ei tulnud neid ikkagi piisavalt ja ta ei oleks nagu sellist ülevaadet andnud, et siis ta oleks ainult selline Tartu Muuseumi põhine maikad. Et siis ta natuke nagu vähem, aga praegu võiks öelda, et ta on selline ülevaade maikas Eesti kunstis nagu ikkagi, et siis ta on nagu nii Tartu, Tallinna kui ka erakogude põhine. Et siis jälle see, et vaatad seal kodu nende, mina vaatasin rohkem kaasaegsete kunstnike nagu kodulehti ja kõike muud ja siis ka muisist ja siis muuseumi poolt siis teie aitasite seal neid vanemaid leida ja see on selline, et kunstniku kangi siis sa pead hakkama, sa teed veel nagu mingeid asju mõtled välja, aga seal on rohkem selline nagu uurid ja uurimustöö ja selline, selline asi rohkem, mis ongi see erinevus lihtsalt kunstnikuks arvata, aga et küll saab nagu lihtsalt kuidagi teistmoodi. Aga Rauno, sinul oli nagu sootuks teine, sul ei olnud millegi külge nagu seda konksu panna, et ma võtan selle kujundi, et see on nagu hoopis teistmoodi näitus.
kuidas, et ma tean, et isegi selle sama piirides oli, ma mõtlesin nagu väga erinevaid asju, et see on nagu mõnes mõttes keerulisem või selline nagu selles suhtes raskem. Ta natukene, ma selles suhtes on, et tagantjärgi ma arvan, et mina isiklikult paanitasin ka vahepeal. Sellepärast, et see oli ju ikkagi hoopis teine idee, millest neid lahti üldse lahti lasta, aga sest ma teadsin, et see oleks väga hea idee. Aga teha näitus maagiast. Millest? Maagia. Eesti kunstis maagia. Mitte loodusmaagia, vaid maagia. Nõid, sortsi, nõidus, satanism. Jah, aga mul on eeskujuks olid nagu mõningad näitused, mis maailmas on toimunud ja ta nagu oleks võimaldanud nagu vaadata seda, milline üldse Eesti kunstniku ja Eesti kultuuriruumis suhestus maagiasse ja maagilistesse sümbolitesse ja ta puudutab ka natuke sellist osa, mis inglise keeles on nende silence culture ja siis selline tabu kultuur ka. Ei no midagi järgmine üks asjadest, aga ja see ei ole muidugi, aga no ma mõtlen, et ma ei ole ju professionaalne kuraator. See on üks asi, et ma arvan, et te andestate mulle, kui ma nii-öelda hädadan ja vingun siin seda, et ma ei saanud oma originaalne teostada. Kas sa kutsusid ette, et on olemas mingid teosed, mis sobiksid sinu kontseptsiooni, kui sa hakkasid neid teodeseid Eesti kunstis leidma, siis selgus, et päris selliseid võib-olla ei ole. Ja millest see takistus oli? Tagantjärgi järjest rohkem ma näen, mõtleks näinud, kes 2-3 kuuga ei saa sellest näidust teha. Ajapuudus. Ajapuudus tegelikult tekkis meil tõesti selle. Sest semiotika kaudu ma olen nagu sellist asja, seda teemat juba uurinud, et selles teksti osas mul ei olnud nagu puudega, ma olen nagu ja ka Eesti kontekstis neid asju ma olen uurinud. Aga just see sama, et nüüd oli nagu ka. Aga see, et seda sisuliselt lahti mõtestada, kuidas sa seda struktureerid, sest minu jaoks on alati väga tähtis, et selles suhtes, kui ma kujutan mingi rekordi, siis ikkagi see sama koheselt peab hakkama nagu tahes tahtma struktureerima millistesse üksustesse. Juba see saalide arvestus, nagu see määrab mingeid asju. Ja andeks, aga see lihtsalt tundus mulle, et ma võiksin, et ma saaksin selle tehtud küll, aga see, ma ei ole kindel, et see oleks see, mis ma nagu, mille üle mina ka natukene rahu oleks või rõndaks. Ja see oleks, ma usun, et sellest ma loodan, et võib-olla mingi teine teeb see näituse, siis oleks hoopis teine näitus, võib-olla saan mina siiski võimalus seda näitust siiski teha. Sellepärast, et praegu nagu see esimene aasta mingi materjali korjamise kohta on mingi väike ülevaatlikult suurem. Ja on jõudnud nagu siin selge ajus midagi nagu toimub, protsess on jäänud edasi. Aga sellest jah, selles teavet liivugi tegelikult oli intensiivne. See oli seesama kurssid ja siis kohe ühes linnas sain nagu tulma peale töötama juba. Jah, minu tööd lõppes, siis tööd oli jätkus ikka edasi. Nagu panime järjest, kogusime pilte kokku ja nagu selle põhjal siis, aga põhimõtteliselt, et siin ei olnud nagu seda, et me võtame nüüd ühe kujundi, et see on nii selge, et kui seda kujundit peal ei ole, siis see töö ei sobi, et seda on nagu väga keeruline. Jah, seda ma oskan vastata niimoodi, et ma selles pressiteates oli see ilus küsimus olemas. Seda rääkimist, mille peale ma mõtlesin, kuidas ma vastan. Sest tegelikult, mul siiski oleks vastus, et tegelikult ikkagi, ja konkreetselt sellist kujundit ei ole nagu mängu. Aga nende töödel on ikkagi oma märgid ja läbi nende märkide siiski on võimalik. Ja läbi nende teatavate märkide ja nende suhestust, kuidas midagi siis, kui kogu see kompositsioon. Ja sul on tunne, ma arvan, et sul ei ole märkis on tunne. Tunne on ka, ma ei saa mõelda, tunne on iga subjektiivne. Aga see näiteks haakub, ma saan siin haakub tundest. Aga vaata, sul on tunne liiga segas, et see juba vaatame. ma usun, et see peab olema ka mingi kombinatoorikust, et ma lootpõljalt võtan seda nagu selle
filmis on mõttekas, et tegelikult need tööd on siin ruumis omas kompositsioonis või järjestuses. Nad peaksid ikkagi funktsioneerivad rohkem vähemal määral nagu kaadrid filmis. Ja me tahes-tahtmatult neid vaataja seob teatavaid, tekitab seoseid vahetekstid, miks need tööd on koos. Sul on suurepärased siin, absoluut. Aga mina ei tea, mina tahtsin mõttele vahepeal. Ja palun, kõik võivad loomulikult tähtis juttu, ma ütlen selle, et mul väga on üldse, et ma pean vabandama osa nende kahe kuraatori ees. Ja see ju info, tähendab sellist, ma räägin tulen sellest, et ma ei ole infot saanud. Et mina esiteks on nii, et ma kogu aeg tuli huvitatud, mis muuseum teeb kogu aeg. Ja küsin nüüd sügisel, et teil oli seal koosolek, küsin oma ühe ekskolleegi käest, nagu näete, kes oli, konfidentsiaalne. Teist korda konfidentsiaalne. Ma ei tea üldse, mis toimub. Ja siis vaatan näituse plaan, kunstimuuseumi töötajatest on ainult üks, kel näitus ja kõik teised on jumala päris korratud. Ja mina tegin ühe järelduse ja rahvale ei usaldama kollektiivi. Tundes, et ma neid tingimusi parem. Ja mina väliskuraatorid, ma võin pärast rääkida, mis mina väliskuraatorid koolitan, ma olen kõiklukused studentsid koolitan. Mina leian muuseumi, et kõik peab tegema muuseumi inimene, väga mitme põhjusel. Ja siis oli, ja ütlesin artikli sinna, mulle siin teekutiste näitusel oli lugu. Ma võin ka rääkida, kuidas see röösa oli küll Hansi Lester mulle, Krista kirjutas sellest näitusest artikkel. Ja mina ei tahtnud esimese läbi kirjutada, ma olen 2 nädalat kirjutanud, 2 nädalat kirjutanud. Ja siis ma saatsin muuseumi Aamise kirja, et kuidas need kuraatorid ja lugud on. Ja mul ei vastatud seda. Nii et kui ma võin ära muuta selle lehe, kui ma jõuan, ja mina arvasin, et ja nüüd ma saan esimest korda teada, et see oli muuseumi kollektiivi poolt neid kahekesi. Ma tohin võinud seda kirjutada. Kas oli näiteks avaliselt sellest räägid? Mina avaliselt ei olnud. Aga mul saab ametlikult kirjutada. Ma arvan, et see oli ka pressi teab. Aga Pallo oli mullegi ja kui mul tuleb, mul on tõesti tuleb väga terav märkus välismaaturide kohta. Aga ma saan seda muuta, siis ma muutan, kui üle siis on see täis selles, et mul on üldse räägib. Mulle mitte keegi räägib, kas muusemis toimuvad näitused. Ja võtsin tänu artiklile vaja tõde teada, kui ma algas niimoodi ja nüüd ma isikut õnne seda. Ja minul ei meeldi välisma rääkida põhimõtteliselt. Ja mul on mõte, kuidas on rääkida. See põhimõtteliselt. No nii, hakkan rääkima. Näiteks on see, et kui inimene teeb näituse, siis ta tegelikult see näituse tegemine on ka jaoks näituse, siis näitusele jõuab sinu tarkusest ainult hinnastik. Ja sinna avalikkusele 3/4 jääb sinna edasi. Ja kui sa oled kollektiivi liige, siis jaga sellest 3/4 või midagi oma kollektiivile. Ja see näiteks on see näidisekskursiooni juhtimine, mis meil kunagi oli. See tuleb kõik koos, kõik on siis kollektiiv, kõik jagada ja kõik teavad täna sama teadmisi. See teadmine koguneb muidugi mälu kollektiivi mälu. Väliskunagi läheb see teadmisega minema. Ja ta ei ole lennud selles ekskursiooni juhtimas. Ei ole lennud. No nii. Mina tegin avamisel. Elamisel ja aga siis oli niimoodi, kui oli muuseumi pikajad, siis muuseumi näiteks koostajal oli kohustus pidades üks täisid on neid nõudikul juhikule. Sa tuli esitada küsimuse, miks siis ta ei valinud üldse valisid selle ja teine oskas valida, meil on väga, see oli selline traditsioon. Teiseks on näituse tegemine kõige loogilisem töö muuseumis. Kõik huvitavam, seal käib ringi, suhtled inimestega, pannakse su nimi kirjad, kuraator, ei olnud. Ja see on tõesti kõik oluline. Mina olen olnud, see on ju muuseumi olukord, kus minul ei saanud näitusi. Ja ma tõesti elasin seda raskelt üles, et olin aastad, kus näitusi mina ei saanud, see on ainult keegi teine. Ja see tegelikult oli ju arvu juhandamine. Ja nüüd ma mõtlesin niimoodi, et no niimoodi, nüüd on siis peab kollektiivi niimoodi. Seal tegelikult on selle
näitusi, see on teine põhjus. Kolmas põhjus on selles, et tegelikult on see rahaliselt kallis. Tähendab see nii, et kui oma inimene teeb, siis ta on, teile makstakse, mida sa tead, et teile makstakse raha, ma küsisin seda osa. Tähendab, riigimaksu maksjal on tegelikult välismaalasturi puhul on tegelikult on see läks maksa rohkem kui oma kollektiiv, et see niimoodi. Ja vaata, tegelikult on niimoodi ka, et need välismaalasturi näitused ei ole õnnistatud. Mulle vaja näiteks piisib, aga see on väga inimene loo. Ja ma räägin, et ta käib teale, aga minule tegelikult see näitus on igav, kui tunnistan. Ja teiseks on see, et mina tahan ära öelda, et tegelikult on seal pedofiilne, see on video, sellest maha võtta. Seda video, mis sa töökopid, see on maitad ka seljas, miks see väljas on, see on tegelikult kohutav. Ja mina sinna kolmanda koosel üldse ei neid lapsi lasta. Ja ma tõesti tege selle pedofiilse peale, et siin peab olema muuseum töötama oma eetika, mida sa paned välja, mida sa ei pane. Kui te sellest aru ei saa, siis on midagi eetiline probleem muuseumil. Ja see trupp oli veel maikad ka seljas. Maika on luusa. Jah. Ja see on ikka niimoodi, et seda ei ole saa panna niimoodi. Ja ma ei tea, mis ta ette võtta sellega. Siis ma ütlesin sellele Rutale, et ma lähen, et seda maha võtta, ma vaja artiklisse selle. Ja mul on seal artiklis, kuigi ma arutasin toimetajale, et kui ma võtan siin maha selle asja. Ja muidugi see on ka see, et teil on see huvitav, jah, aga muuseumi seisukohalt on see ja üldse näiteks, kui vaatasin seda näituse programmi, jälle puuduvad tarkumislikud. Tähendab, ilma Zumani näitusest on olema. Näitusest võivad teha ilma Zumani näitusest. Aga see on juba nagu teine probleem. See ei puuduta nagu neid näitusi. See puudutab juba tervet näituse programmi. Ei, ma kuna selle kohta täitada, aga ma sain nüüd sõna ja ma olen ausalt, et ma tahan selle välja öelda, mis pole see programm, absoluutselt jälle meelda, aga need on nimelt, kui sa artikkel ilmub esmaspäeval, siis ta autor lahti, see pole ilmub. Aga kui ma saan seda raha, siis ma tahan ära. Mina tahan öelda seda, et minu jaoks kahe kuraatoriga koostöö oli selles suhtes väga erinev. Ma ütleks, et sellist näitust ei ole ma kunagi teinud, nagu Floor tegi. Ja mõnes mõttes see oligi selline vau-efekt, et niimoodi saab teha. Ja selline tuleb täiesti, ja mõnes see oli ka tore nagu selle poolest, et me lähenesime sellele Maikale väga erinevalt. Meie lähtepunktid olid nagu, et mis on ühele Maika ja mis on teisele Maika. Ja põhimõtteliselt, kui ma olen siin näiteks nüüd õpetajatele juhatasin seda ekskursiooni, millel Priidu ka oli, siis seal oli just nimelt õpetajaid, kes leidsid, et see näitus on väga põnev, et seal on nii palju erinevaid meediume, et on maal, et on video, et on film, et on heli, et on, kui nad tulevad klassiga, et klassil on huvitav tulla. Ja mulle meeldib tegelikult ka see, et need näitused on niivõrd erinevad. Et ma olen veendunud, et mitte kunagi ei saaks me teha sellist, ei saagi teha teise inimese näitust, aga seda loodusmaagia või see on nagu selline, mille puhul see oleks nagu muuseumi inimesele võib-olla lähedasem selline, et ma arvan, mitte keegi meist oleks kunagi võtnud valget Maikat, kuna mu kolleegid olid kõik veendunud, et nii palju valgeid Maikasid ei ole. Et on võimalik täita ära muuseumi 4 ruumi, aga ma arvan, et kui ma oleks veel pingutanud, oleks me mõned Maikad veel sinna näitusele saanud. Mina olin ka üllatus, et ütlen ausalt seda, see jättis, et mina, kui ma öeldud Maikas, on huvitav teema, minul oli meeldib 2 Maikat. Malini poeg ja siis see kui selles Malini poeg, kes on täna helistas, ütles mul ei olnud tegelikult ikkagi valge Maikas, et see oligi tegelikult ikkagi. Siin hakkas meie, kui me vaatasime seda Malini pilti, see nooruk üleval, siis me mõtlesime, et valge on aega, et kui maalitakse, et särk võib olla valge, aga kui ta jääb nagu veidike varju, et ta tuleb sinakas toon, aga täna mulle just ja Jaan Malin ütles, et tegelikult ma mõtlesin selle peale. See oli, telefonikõne oli muus suhtes, aga tegelikult ikkagi olnud. See oli selles inimeses. No seda mõtlesin mõned teised. Aga mina mõtlesin esida nende tööle nagu,
naabruse paigutamise kohta, et kuidas nad on seal esimeses saalis siis väidetavad portreed, siis järgmised vaba aeg ja töö, kolmandas sport ja nii edasi, et kuivõrd ikkagi selle töö nagu sõnumeid võib üks töö sisaldada mitmeid, et kuidas ikkagi see kooslus on loodud, sest no mina näiteks, mul tekivad mingid teised seosed, kui ma vaatan neid õnnetu koolilast seal esimeses ruumis, need hiiglasuured poiste portreed. Üks kükitab ja teine siis on see pensionäriga poiss sokkidega. Siis minu arust on seal nagu pigem selline enese leidmise või identiteedi küsimus. Kui ma võtan teisest saalist Anna-Stina Tremondi, kes seal viksid kingi, siis see on ka identiteedi küsimus, et mina oleks need pannud kõrvuti. Et ma nägin nagu seal seda teema sidusust, et kuidas nagu teil oli see asi, kuidas te, kuivõrd te nagu komponeerisite läbi nende tööde omavahelisi selliseid kõnetusi, sest nad ju kuidagimoodi koos elama hakkavad. No seda, kuidas ka paiguti, seda ma mõtlesin ka, et alguses ma mõtlesin ka, et panen näiteks lihtsalt, seal oli erinev variant, et nii, et kuidas Maika hakkab kõige valgem ja lõpetab kõige määrdunuga näiteks. Ja siis kõige vanem lõpetab kõige värskem, nagu aastaarvuliselt või siis suuruselt kõige väiksem ja lõpetab kõige suurema Maikaga. Et neid oli nagu väga palju erinevaid ka võimalusi. Aga need olid natuke sellised ebaselgemad, sest see ei saa täpselt, kuna ma Maikas olen siin koha peal need kõik tööd, kui suured täpselt on, ega see muisis ei saa ju Maika suurust ja kõrgust, et selles mõttes, et oli selle raske nagu siis ette mõelda, mis seal on, aga pidi midagi valmis mõtlema. Ja see määrdumine on ka selline, niisugune nagu küsitav, seal oleks ka selline, et kas ikka on, ei ole, kas seal nagu, et täpselt see võrdus, kuidas see seal nagu skaalas läheb, oli valge käest mustemaks, et seda natukene ei olnud ka nii üks ühele, kus mõned on must-valged tööd ja mõned natuke sinakas, sest ongi kas valgus või mis iganes. Või vari. Või vari, kas see lihtsalt varjutoon lihtsalt, et see on ka raske määratleda. No jah, selles mõttes, et seal on neid küsimusi, aga ma arvan, et mingid detailid, et see sinakas, selles mõttes, et see, et isegi ma tean seda fakti, et okei, ta on enesine, siis ma ikkagi minu arust ta sobib sinna komplekti ikkagi väga hästi, sest seda võib, ma võtsin nagu raudselt, seda ma uskusin täiesti sellest, et see on ikkagi mingi sinise valguse teema nagu ja selles mõttes ma ei kavatse seda nüüd sellepärast ära võtta, et nüüd me saime teada, et see on nagu sinine, et see, sest algus oli ka see variant lihtsalt, et seal on tegelikult ma otsisime alguses kõik maikad üles, olid kõik värvilised maikad, et siis oli neid töid rohkem, aga kuna see kõik igasugused värvilised, siis see tekitas nagu niisugust, ta oli natuke nagu segasem ja ta ei olnud sellist fookust, et siis sai valitud see valge, kuna valgeid on kõige rohkem valge maika klassikaline, nagu on see, et on valget värvi ja siis see valge värv ise annab nii palju sellist mingisugust nagu lisamõtet, et ta on väga tähendusrikas, see valge mingi süütu ja võitja ja kõik seal erinevad interpretatsioonid, mis seal saab tulla ja ta on väga minimalistlik ka valida see. Aga see kombinatsioon, et ma lõpuks tegin sellised nagu a la Maika nagu 7 elu või sellised mingid erinevad sellised ruumid, et see sai muidugi see identiteet on selline teema, mis tegelikult ma arvan, et kõiki neid töid läbi mõnes mõttes identiteet, et see ka, mis tööd sa teed, see on ka nähtavalt sinu identiteetist, et selles mõttes ma arvan, et neid paigutusi, mis kuidagi need isiksused omavahel kõrvuti, neid saab nagu mis on nagu kunstnikul, et mis on see, mis on antud töö puhul nagu oluline, minule tundub näiteks, et enne oodata, kui see töö tegemine iseenesest ei ole oluline on see, et see pilt on maalitud moodsa vormiga, et ta on geometriseeritud. Et see on nagu peamine, aga mõned teised tööd mulle tundub, et ikkagi on see sisu tähtis ja missuguses vormis ta just see sisu on edasi antud, ei olegi nii tähtis. Et on ta foto või on ta maal või... Aga seal on praegu peaaegu perfektne see rida. See rida on jah minu... Sa mõtled neid fotosid? See hakkab Müümaniga, teine on... Müüman, Valsalu, Roode, Johakas, seal tekib nagu suisa selline Eesti ajalooline rida, mis on nagu täiesti tahtmatult tegelikult tekkis, kuna need töömehed olidki erinevatest kümnenditest, siis... Ja siis sa saad selle, et see maha siin on 57 ja see, ma ei saa nüüd öelda, see reljeef... Kalini Tallinna tehases, see on ka 57. Nagu, ühesõnaga, seal tekivad mingisugused puudused, tekivad salastada. Ei no neid koosluses mõtlegi, et neid variatsioone on palju rohkem, kui see näitustada tuua. Ei, ma olen täiesti nõus, tegelikult on see, et nüüd oli, kas me oleme küsinud, kuidas sügisel jätkata, et kas panna hoopis teistmoodi kokku näiteks ka. Näiteks need suured koolilapsed suures saalis, nad võiks hoopis teisiti. Ei üldse, ma mõtlesin ka seda, et tegelikult võiks võtta ainult 2 suurt koolilast ja jätta ühte ruumi ainult 2 tööd. Et tegelikult variant on see võimendab selle. Ja
valib, et see oli kontseptsiooni osa, et kuna on maika, siis ma ei hakka valima, milline on hea töö, milline on halb, vaid kõik on, mis saadaval olid, see on absoluutselt, selles ma ei teinud mingit nagu, see on ka ühe kontseptsiooni osa. Aga nüüd, kui sügisel teha, siis saab lihtsalt ka mõelda seda, et ma saan võtta kas siis ainult oma väga lemmikud või siis väga mingid, sest selle puhul on ka see, et kuna ma teen seda valikut, seal on kindlasti mingid töid, mis mul tegelikult üldse ei meeldi. Näiteks? No ma ei tea, sest ma ei hakka neid nimetama, see ei ole võib-olla nagu, jah. No võib öelda, et nad meeldivad vähem. Nad meeldivad vähem või selles mõttes, et nad ei ole mu lemmikteod. Kui siin on nagu, ütleme, et vaeva, et Rauno on lemmik nagu mingi tööd ta valis välja, siis minu puhul ei ole seda, et ma valin, mis loo mulle väga meeldib. Mul oli see, et jess, maika kohe läheb. Mul oli nagu lihtsalt selle järgi. Ei, selles mõttes, et on paar tükki veel, aga näiteks on Meri Kesla 2 tööd, aga need on välismaale müüdud. Lihtsalt ei ole nagu no ilmselt ma usun, kui ma oleks ikka väga otsinud, ma oleks kindlasti leidnud veel, ma oleks ajaloolisest osast kasvanud. Tegelikult selline läbivaatamine Eesti Kunstimuuseumis on nagu väga kerge suuremate töödega. Sul jookseb riiul välja ja sul on need maikad silma ees. Meie muuseumis on asi keerulisem. Sa pead nagu mõtlema, millistel autoritel võiks olla ja siis tõmmatakse tööd ükshaaval välja, kontrollitakse, kas see maika on peal ja kui on pildistatud, sa saad vasast, et kindlasti ei ole see 100%. Praegu jäi välja vähemalt, ma arvan, mingi 15 võib-olla, 10-15. Ausalt öeldes ei ole mina töid lugenud. Ma unustasin ära, sa vaatad, mida inimesed küsivad, ma ei ole töid üle lugenud ja isegi autoreid. Üle 40 kindlasti. Üle 50. Tähendab, kunstiloolislikult võin mina öelda, et see oli minu jaoks selline, ma arvan või eeldasin, et maikade buum võiks olla 50-ndad ja 60-ndad. Et sinna ajastusse ta võiks sobida. Ja tegelikkuses, kui ma looga niimoodi ka meile vahetasime, siis me just rääkisime seda, et see on imelik, et Eesti kunstnik, kui ta paneb töölisele valge särgi selga, ta ei pane selga tegelikult maikat, vaid see tuleb nagu sellest 30-ndatest aastatest, see on selline linane valge särk, kuna siin on nii palju, kes ilmselt on kunstiga tegelenud, kui te mõtlete Uutmaa ja Sagritsa ja kõigi nende rannapiltide peale, kus on eriliselt palju neid valgeid laike või mikot. Kuna valge on selline, mis sobib ime hästi kompositsiooni, aga see särk ei ole kunagi maika. Et selles suhtes ei ole ta siiski eestlane, ka töömees on väga harva maika väär. Et see oli nagu see, et ma eeldasin, et neid võiks olla suisa rohkem selle sotsrealismi ja selle mõjutusega, aga tegelikult neid välja nii palju ei tulnud. Aga mis perioodid see oli õssaga öelda? Tähendab, et jah, seal 60-ndatest ja graafikast me leidsime suisa seda maikat nagu rohkem, aga muidu ta oli tegelikult selline, kui sa lähete vaatate Nüümanni pilti, seal on lõpuks 2 tükki nendest töömeestest on maikates, et ülejäänud on ikkagi nendes valgetes. Aga ta ei saa teha nagu silmõsmaad. No jah, aga ma ütlen, et seda ei ole. Aga samas ma pean ütlema, et minu jaoks oli üllatav, et tänapäeval on maikat väga palju ja need leidis kõik loo tegelikult üles. Jah, kuna see on noore inimese lemmikriietus, see käib selle jah, et see on nagu ja see suhe maikas, see on nagu hoopis erinev. Ma arvan, et ta nagu töölise selline atribuut, mida eestlane võõrstas, aga nüüd on ta nagu ja see on peaaegu selline, ta on nii minimalistlik, sa saab peaaegu nagu alasti ja inimestel meeldib ennast eksponeerida, aga sa ei saa linnaruumis käia topless ja seaduse vastane. Sa paned selle maika, mis on kõige minimaalsem ja see tegelikult ta väga palju paljastab keha, inimesed tahavad näidata ennast ja kõike muud, eriti suvel, siis sul higistab ka siin kõik, siis on kõik mõnus, et maika on kõige parem selles mõttes, ta on nii praktiline kui ka visuaalselt on ta. Sa ei nimeta maika, sul on teine ilmi.
kuidagi jääda mitte Maika. keegi ei ole Maika. aga selles mõttes, et mina olen kogu aeg seda nimetatud Maikaks, et see ongi see... Mina tean üldiselt ka, kuigi nüüd on tulnud see särg, aga seda särgikut tegelikult ju nõukogude ajal ei olnud, nõukogude ajal ei olnud Maika. See on üldse selline, kui siin olen noorteklubbide käest küsida, et kuivõrd see sõna tuttav on. Ja tundub, et koolilastel siiski on üsna tuttav, näiteks meie peres ei kasutatud seda üldse. No ma tean, mis see tähendab, aga see ei olnud käibes. See on meie aga mina näiteks tean siis ja minul, kui Flo ütles, siis kui ma helistasin Tallinna muuseumi maalikuhoidjale Rita Kroonile ja ütlesin, et meil on 2 teemat. Et kas sa oled nii ja aitad meid, et üks meil on Maika, selle peale vist sama ütles Rita aga Floole, et kas ta trussikuid ei taga. et see oli nagu kohe nagu see, mis nagu selle olukorda elanud inimesele ette lõi. Ei olnud tean seda, aga me kasutame seda. Vene ajal jah, aga see ei olnud. Vene sõna. Ma arvan, et ikka mis nendel samadel, ma muide ei tea, kuidas nimetatakse Maikat Eesti ajal, nagu see on väga populaarne spordirižendus, nagu seal üleval. Ma arvan, et see Seda aastal keegi kaotud sellist asja ei olnud, olid alussärgid ja just ta ongi tulnud Venemaalt. Tähendab selle meie taolise nimi oli ta aga paljuski aga ta ei saanud see trikoo asi, kuna Maika oli trikoos. Venemaa ei olnud veel nii arenenud ka enne seda, ütleme Isamaa sõda, et neil oleks seda olnud seda trikoost Maikas, et see oli siis oligi ilmselt nende jaoks juba nii-öelda eksklusiivne asi. See näitas juba niisugust edasijõudmist, kui ta sai selle Maikas. See on sama lugu nagu Vene ohvitseri naised, kes rahulepingu ajal räägin selle Maikaga ja sellega seoses, kuidas minul oli nalja lõpus, sa tunned minu sõpra ja mina ostsin temale, ütleme, ta ongi tõesti Maika, meil selline ilus, uhke, tõesti ütleme eksklusiivne 2-poolne, tegemist on vanema mehega, ühelt poolt on ta hall, teiselt poolt must väga ilus soliidne ja minul oli täiesti jumala loomulikult, et ma ostsin selle temale alussärgiks, me ütleme selleks ehtsaks Maikaks ja tema ütleb mulle, aga kuidas ma julgen seda kanda? Mina saan aru, mida ta sellele mõtleb. Tema mõtles, et ta peab nüüd tänaval käima sellega niimoodi, et paljad käevarred ja pea 80, nüüd praegu 80 täitud, nüüd võib aasta tagasi ostsin talle selle. Ja mina selgitasin talle, et ma mõtlesin hoopis teistmoodi, siis ta oli väga õnnelik ja ta siis kasutab seda õigesti. See on väga õige mõte sellepärast, et moe praktilises aspektid, et Maika ääretult ebapraktiline riietus ja see vanema kõlbune jaoks, sellepärast, et see on just selline, mis tegelikult ei kaitse sind absoluutselt, see kaitse sinu välisriide tigistamise eest. Selleks on kindlasti kas või lühikeste varutukutega siis alussärg. Maika Ameerika traditsioonist tuleb ju siis alles 50-ndatel, 40-ndatel. Aga siis oli ta Venemaal kõik hiljem üldse. Ja see on tank top ja sellega, et selles on tangis on väga rahulikult. Ja kui me lauaga sõitsime Rita Krooni juurest maaga ja sõitsides tagasi Tartusse, siis Rauno muugeldas seda Maikat ja seda särki ja siis me ingliskeelse leidsime talle väga põneva nimetuse, mida pakuti välja, see oli naisne peks. Ameerikas ongi see, et nimetatakse nendega. Maikat nimetatakse ju valmid. Nii et see oli selline. Aga vaadake, kui huvitav diskussioon selle Maika on. See näitab nagu rusikat ja see lihaselisus, see tugevus. Ta on käinud ja madala klassi. See on nii minu jaoks oli see nii naljakas, kuidas see vanema mees tuli üldse sellega, et peaks tänava käima. Kuigi pärast vaatasin, ta muide on ilusti niisugune läbi enda aurukastega, ta on tõesti eksklusiivne. Et võiks mõelda tänaval, kui toon ütle, miks ma temale selle, et see on ju nooremini asi. No aga siis ta leppis ja nüüd ta nii-öelda
jah, aga tuleb välja, et ühest küljest oli palju moodsama mõtteviisiga kui mina. Tuleb välja, noh, täpselt, jah. Mul on küsimus, et kas te kujutaksid nüüd ennast tegemast nagu seda vastupidist, et sina teeksid midagi raunalikku ja sina teeksid midagi floolikku, seda nagu ma mõtlen, et üks on ütlema sellest formalistlik lähenemine, teine on süüklane äärmiselt emotsionaalne ja personaalne ja... Ma täiendaks, et küsimus ei ole see Maika kontseptsioon sugugi formalistlik. No ta ikkagi on. Meetodid on, aga tuum või idee ei ole. Ei, aga ma mõtlen meetodit just nimelt. Meetodit see lähtub objektist. Aga raulites ka võivad olla sihtmärgi järgi. Ta on väga metoodiliselt. No, okei. Aga selle märgi otsimine oli väga keeruline. Oli ju tegelikult, et kuidas sa näiteks leiad, kui sa otsid maagiat, kuidas sa eraldasid nendest valikutest nagu selle, mis sulle tundus, et millest on sees olemas? Maika oli palju hullem. No igatahes selles suhtes jah, ma pean olema nõus ja ikka mitte ainult vormi. Selle ma viitasingi sellega, kas ma viitsin Dortmundile tema filmis ja Miatakile. Et osades on märgid, osades ei ole selgeid märke, aga nad saavad oma kõnekuse selles nii-öelda montaažusest. Kes saavad selge. See küsimus oli, et kas neil näeksin, et sina teed sellist, kui siin teisele ei ole, sellist on olnud. Päris mõnus küsimus. Ei, aga mina sain mulle väga, muidugi võiks nii teha, aga lihtsalt antud kontekstis, sest mulle väga meeldivad Toomas Vent nagu lemmik nagu täiesti lihtsalt siin ammendamatu. Et selles mõttes mulle ja väga see tunne ja kõik see looduse värk, mulle väga meeldib ka kõik see loodus ja mingi sellega mingisugused tunded ja mõtted ja kõik sellega seoses ja mul selles mõttes see mõte ja kõik on väga, ma kujutaks ette, et ma näeks vabalt sellist asja ka. Kuidas see, näiteks see, sa Loora. See oleks käes näiteks. Et sina tuleb välja maagilises, seda võib see erootika seda. Erootika, aga maagiline. Seda võib jah. Eriti selle algses kontseptsioonis, kus meil oli seksuaalmaagia väga tugev. Üks tugev asi. Aga nüüd on niimoodi, et nüüd on päris praegu, et kõige vähem pidi ja siis on enam kollektiivi. Aga ülejäänud nimed, kes siin veel, kes need, kuidas ütelda siis? Priit Rubist ja Maria Arusoo kes siin veel. Maria Arusoo ei tule üldse mitte mingi valikuga, vaid tema tuli kui kaasaegse Eesti Kunstikeskuse juhataja, kes palus, nii nagu meil on siin varemgi olnud ka praegu, kui see esimest korda. Ja Kukunutiga, nii tuli Maria Arusoo ja palus, kuna see on mõeldud, kuna Peterburis toimub manifesta, siis nad tahtsid, et Eestis ühes kohas oleks nagu manifestale selline kaasamängiv projekt ja pöördusid Tartu Kunstimuuseumi poole, et kas on võimalik teha. Nii et see põhimõtteliselt ei ole muuseumi kui institutsiooni ega algatus absoluutselt. See on samamoodi nagu kunstnik tuleb ja küsib, et kas ta saab. Tuli kaasaegse kunstikeskus ja küsis, kas nad saaksid kureerida näitust. Ja teisele, ma arvan, et ma vastasin seal kirjas, et ma võin seda ka siin öelda. Kui see mõte sellest Tartu projektist selliseks said, nagu ta praegu on, siis me jõudsime järeldusele, et see võiks olla, et see esiteks tuleks jagada etappideks, et ei oleks mitte kõik korraga lihtsalt Tartu 25 aastat, vaid et jagada mingisugusteks temaatilisteks plokkideks. Ja siis tekkis lihtsalt mõte, et saaks samal ajal olla töös, ütleme, rohkem kui üks plokk, sest muidu lihtsalt see ajaline vahe nende erinevate näituste vahel ja üldse selle projekti pikkuses, see läheks väga pikaks, et siis oli targem see, et on erinevad tegijad. No vaata see kahjuks on siin vastutus. Ma ei võta, mis mõttes vastutuse? See vastutus
kas sina tunned, et sa vastutad nende 2 näitusest? no siin on tore, kui vastutada. Ma tunnen, et ma vastutasin selle eest, et näitused peavad saada ülesse, et kuraatorid peavad saama need tööd, mida nad tahavad, et neil on võimalik töötada ja loomulikult tundsin ma ka seda vastutust, et ma tahtsin, et näitus tuleks hea. Ma ei teadnud, kuidas sellega ise kaasa aidata, aga vähemalt ma tahtsin. Ei, ma räägin, kuidas see rahu näitus väga hea. Ja siis ma sain natuke targemaks, et kuigi hea inimene, aga mul näitus ma natuke mul ei ole istunud aga räägin sellest nii kuulmiste näitusest, et tähendab, selle ma pean selle läbi kukkumiseks ja siin ta annab rahvale valet informatsiooni ja ma olen täiesti endast väljast, kui ma seda näitust tegelesin, ta näiteks seal on näituse paigad, no ta on ikka pilgul näituse paigad. Kristo, see ei ole meil teemad. Esiteks on see, et alumisel näitusel on ju näha see, et tegemist on valikuga. Kui ma olen küll, see on ju esimene selgimine, et sul on näituse paiku on niisugune arv, tema on võtnud nendest paikasid veel vähem, aga kokku nagu institutsioone on ta võtnud vist 7, nagu ma ei eksin. No su esimesel seinatus on kaart, seal on loetud ette kokku rohkem. Kas ma võin veel kord sekkuda? Krista võib oma küsimused esitada Triinule, kes tuleb minu arvates selle nädala lõpul seda näitust juhtima. See on homme. See on homme. Ja ma arvan, et see on nagu kõige õigem platvorm, kus sa võid... Jaa, meil on küsimus selles, et kuna sa ka ennem proovisid seletada oma nägemust muuseumist ja sellest, kuidas peaks toimuma kureerimise või ka ütleme lihtsalt see, et kes võivad kureerida, mitte isegi kuidas nad võivad seal teha. Aga minu arvates lihtsalt ei eksisteeri, samamoodi nagu ei eksisteeri ühte ja ainukest ja õiget viisi teha näitust, ei eksisteeri ühte ja ainukest õiget viisi teha muuseumit. Tähendab, see on niimoodi, et mina olen katanud, mina saan tekstida, siin on ikka mõteldes, no see on toodud. Ja selles saate tekstid on esitanud mingisugune, seal on veel. Tähendab, et seal valiku, ma ei märgin, see oli kas mina, seal öeldud, pealkiri on öeldud, et näituse paika ja pealkiri on märganud absoluutne. Näituse paigas ja pealkirjast. No. Ma olen 45 kilomeetrit maha sõitnud, veel veelgi. Olgu pealkiri. Ja nüüd ma olen infot, mis tegelikult on tiksima, mis ma olen siiani saanud ja siis mõttes on nagu natuke hädas. Hädas on selle üles, et ma kirjutasin, ma tahan seda infot ja... Aga kui sulle meeldib Rauno näitust, millist informatsiooni sa oled Rauno näitust saanud? Sa saad lähtuda praegusel hetkel, kui sa Rauno näitust vaatad enne seda, kui sa kuulsid seda juttu, sa saad lähtuda ainult tema sellest lühikesest tekstist ja oma enda mõttemaailmast. Sellepärast, aga see, et ühesõnaga, see ongi lihtsalt nagu iga inimene näeb erinevat. Ja ma räägin näitus ei kirjutage ja mul on näitus ka mitte mõna kui räägitakse, siis tundub, et asi on kui selgemaks. Rauno tahtis vastata, kas sa teeksid, ma ütlesin. Anna küsimust. Ma aitäh, et sa küsisid. Jah, teeksin küll. Ainult, et võib-olla minu lähenemine oleks seepärast, et mina vaatasin seda nagu silmamist, aga vaat see ongi täpselt see, mina selle tee peale ei tulnud. Ja mina vaatasin lihtsalt silmamist seda ja olen vaadanud nagu, siis kui ma Tallinnas käisin, siis nagu ka võtsin rohkem neid liikus ja inimestel peale vaatad see. Aga ühesõnaga siis see tõmetaja, siis see info otsimine, see mõib ka need antropoloogiline vaatus sellele ja muu ajalooline vaatus. Ilmselt mul olekski nagu see näituse esituskohal. Ma mõtlen, et ma ilmselt kõige rohkem olen teinud kujundustööd ja mina ilmselt näeks nagu seda vormist lihtsalt teistmoodi. Mina tooks nagu otseselt välja tegemist need samad selle päritolu, selle kujunemise ja sa tekstis isegi tookski välja selles samas, et see taustsüsteem, kuidas Ameerika, kuidas Venemaa suhtub aspekt, kuidas see Eestisse jõuab, kuidas see kunstis väljendub. Ja tegelikult see sama asi, mida ma tahtsin maal, kui oleks tahtnud teha seda teksti ja seda harivat poolt oleks rohkem midagi. Aga see kõik nõuab aega.
aga ma siin tänan, et meie oleme nagu süüdi mõnes mõttes sellega, et me jõudsime teieni liiga hilja, kuna mina arvan ka, et tegelikkuses on näituse ettevalmistusprotsess peaks olema tunduvalt pikem, kui sa tahad nagu süveneda sellesse teemasse. Et mul on väga hea meel, et te selle vastu võtsite, kuna aeg oli tegelikult tõesti ära võtsib. Ja just seesama, mis tänapäeval näiteks toimub, soo-uuringu aspektid ja vähemused ja minu tooks on julmemad tegelikult ja konkreetsemad mida oksides rääkida selles suhtes. Sest see nagu olekski siis sellele vaatada võimaluse saada selline koherentne diaspora selline ettekujutus sellest märgist, sellest Maikast kui rõiva märgist, kui identiteedi märgist, kuidas ta linnaruumis, kuidas ta kultuuriruumis erinevatel tasanditel erinevatel on mängib. Et selles suhtes on ta hea suund tegelikult ikkagi. Ja selles suhtes on ma hakkasin ka Maikaruumis. Need fotos linnast veel oluliselt rohkem. Ei no, on küll seda. Seal ongi kolmandad, mis on selline pool kommerts, selline, ta on neid mitte väga kommertsi, tal ei ole neid välja trükituna, siis tuli see, et ta on siin kõik, mis on valmis kujul olemas. Et sest ei ole eelarvet, et lastud kirja, et kõik on sellised, mis on ikkagi kätte saadavad olid. Et siin mõned on digifailina, Mihkel Ilus ise ilmutas selle ühe töö. Aga veel lisamärkus on minu meelest praegu on T-särk söönud Maika välja. No kas mehed kannavad seda Maika identitentsi? Naised kannavad rohkem, kes on kes kannatusi kannab. See on täiesti maagane. Kannavad massiliselt Maikad, see on linnaruumis millises... Seal on väga suur vahe, seal on näiteks see, et kui sa oled jalgpallifänn, siis sa kannad T-särki, kui sa oled korvpallifänn, siis sa kannad Maika. Mina ei tea, ma ei ole korvpallifänn. No jaa, see on juba esimene. Mina elan vales seltskonnas ja minu lapsi ja lastelast on 3 last ja 5 lapselast ja nendest 4 on poissi 4-aastasest kuni nüüd seal 13 aasta vanuseni ja mina ilmselt Maikasid nendel ei näe. Võt siis ainult mul on üks peotantsu poiss, kes 6. aastat tantsib. Tema on sunnitud kandma selle valge särgi, neil on oma kindlad reeglid. Aga muidu ma ei tea, minu meelest see on nagu temaga käiakse küll tänaval, see on nagu teine asi, ta on aluspesu funktsiooni kaotanud. Ja samamoodi on T-särk. Ma tahtsin lihtsalt märkusena seda öelda, et see on täitsa kõrvaline asi, teeb muuta sisu, aga väga huvitav mõte see Maika leid. Kõrvaline kommentaar, pead russikutes veel täna veel Muide, ma ütleks selle peale kommentaariks, eile, kui ma Delfist uudiseid vaatasin, oli seal artikkel, et naised on ära unustanud, et retuusid ei ole siiski mitte nagu tänaval kõndimise. See on nagu nende praeguse aja liibukate või nende puhul, et need ei ole ikkagi püksid, vaid et see artikkel eeldas, et võiks olla siiski midagi muud veel seljas. Et nad saab peaaegu nagu see maikamise alusse, mis tõusis iseseisvaks riietusesse. Kirjuta ilmselt tahtis vihjeda, et retuusid on väga nõudlik riietused lastele. Jaa. Kõik naised ei ole seda arvavad, et on mida eksponeerida, aga alati võib-olla ei ole esteetiline. Nad arvavad, et see teeb nõus. Kuna siin nii huvitavalt kerkis üles see Maika ja T-särgi probleem, siis mul on selline tunne, ma tahtsin väga kutsuda esinejaks 8. mail siia filmi koha pealt Lauri Kärki, kes alguses ütles mulle ei, siis ta ütles, et ma võiksin rääkida võib-olla Maikast ja T-särgist, sellepärast, et väga raske oli leida inimest, kes ütleks, kui ütlesin, et mulle nüüd tundub, et ma võin tema poole tagasi pöörduda ja öelda, et aga rääkigu siis Maikast ja T-särgist, et see võiks olla isegi päris huvitav, kuna tema just see oleks 8. mail. Ta ütles, et te võite minu poole tagasi pöörduda, kui te jääte hätta. Ja mulle tundus, et ma olen jäänud hätta, ma pöördun poole tagasi. Siis ise me oleme T-särgid ka välja näitusele. Lisaks Maika teha. Väga huvitav, see oleks väga mitmekesine sinna palju materjali. Ma võin öelda
niiduskabineti kaabude ja meestega. Ma tegin sinna pisikese näituse. Oleks ikka võinud tõsi. Aga ma võtsin kaabu ja härrasime. See ongi nii, et ta mõnes mõttes on väga isiklik minu ja kuidagi mul on nagu sellega mingi teema, aga ma arvan, et see, kelle polegi sellega mingi kokkupuudet või asja või kelle kuidagi nagu ei teki mingit seost, mida ei ole nagu et siis sellele võib-olla, ma ei tea, võib-olla ei olegi see näitus ka huvitav, et kindlasti kõigile seal on selles mõttes huvitav vaadata, et kui palju ja kus siis on kasutatud valgemaikasid mingil määral, aga ma olen nõus, et see viiendused ei paku nagu pinget kõigile ja selles mõttes nagu... Ja küll on see, et ma siin peaks kirjutama, et on püüdnud võimalikult palju väljakuses, minu jaoks on see näitus liiga nihe. No ta oligi taotluslikult. No see oli jah, aga vaata, ma ei tea, minu internetis kuule häälte käsitlus. Ma ei tahtnud näha. Ma käisin koolis tundes sellest mitte läbi. Ta on ikka midagi oleks natuke ütelda, et taotlus on võimalikult palju välja taha, et siis nagu selgitada, mis kõik nii palju on asju. Võib-olla jah, see kõige vähem nagu haakub selles minu see graafika, 60 graafika. See graafika siin. Et seal on võimalik tuvastada neid, aga niisugusest meeleolud kuidagi. Kui oleks jäänud nagu selle kaasaja fotopeale ja kaasaja maa, siis oleks see hoopis teistmoodi näitus, kui oleks jätnud selle ajalooliseks. Aga Floor on sügisel põlnud. Jah, et millele keskenduda. See on intrigeerinud. Ja samas see näitus käi siin alla ära, sa tehes põhjaliku pildianalüüsi ja kõik on nii mõtlikud ja minnes üles nagu teine maailm. Et selles mõttes on ta värskendavalt teistsugune. Ma olen õige, et mina olen ka pidanud, sest ma see aastal olen vähem, aga ma olen pidanud juhtinud ekskursiooni ja ülemineks ma ei käinud. Seda on väga raske juhtida. Seal ei ole nagu, et sina all saad sa teha selles mõttes, ja sul on üle tõesti, nagu ma ütlesin, et üks sein on, et sellega on nii ilus rääkida ära mingisugused, et seal on lihtsalt, see tuleb välja järjest ajaline muutus Eesti kunstile. Aga ütleme kas või see esimene saal, portreedi saal. See on lihtsalt see, siin on meil Mutsu, Allik, Kiva. Ja siis sa võiksid rääkida põhimõtteliselt tema elu ja see on juba seina edasi. Aga see ei nagu... siin ei pea kõik see rääkida, et sa rääkida tõise No jah, aga sul ei ole niimoodi, et ma saan rääkida, et esimene ruum läheb näiteks, hakkavad väiksed lapsed ja lähevad ennast vananemise poole, et ma kunagi ei ole kujundanud ka ühtegi näitust, et selles mõttes, et ma ei tea ja ma ei mõtle selles mõttes, kuidas pärast, et ekskursiooni sellest teha, aga mina räägin, seal on nagu selles mõttes vanuse järjekast, et seal nagu kasvab ja siis läheb edasi natuke suhtevärki. Annan alati võimaluse otsida lemmikmees. See on ka näiteks, kuna seal ühes reas on puhtakul mehed, siis see on nagu väga huvitav tegelikult, kuna nad on väga erinevad seal reas tegelikult. Et seda suhte asja, mis on seal selline Annastiina, seda ei natuke väheses, kuna neid tööisid ei saada Annastiinat rohkem ja muid ka Liil Esbergi puudu sealt. Et selles mõttes muidu see suhte asja oli ka, mis läheb siis seal niimoodi puhkust ja muud, et vabadus, kui seda on raske. Ei, ta lihtsalt on... Ta on jah täis, ma täiesti nõus. Ei, ma ei ütle lihtsalt see, et see... Ma arvan, et see on sama see kujund nagu see printsiip, et ma proovin näidata ära kõik maitavad. Et samamoodi oleks selgelt see, et kui tuleks näitus, kui ma proovin rääkida ära kõik kuused. Jaa, aga oleks, mõnes mõttes, kuna mul on võib-olla siis... Kunagi Kaido Ole rääkis, kui ma õppisin veel valet või maali. Siis Kaido Ole rääkis kunagi ühes Soome kunstnikus, kes maalib ainult põhjakõtturana. Terve eluta maalib ainult põhjakõtturana mingi kunstnik. Ma ei tea, kas see välja mõeldud või ei ole, aga igas mulle see hullult meeldis see idee lihtsalt see mõttena nagu, et inimene terve elu ainult maalib põhjakõtturana. Internetis on 10 saite, mis on lõnnud kassilippida. Ei olnud, aga mina jaoks kassi on nagu midagi, kui su maalib põhjakõttur, see on nagu midagi enamat. Jaa, aga samas on nagu see, et kui mul on näiteks see samas sait on, mis on kassipildid, siis ma sean nagu ekskursiooni teha väga keeruline. Reiko ütleb, et kass on väga rikas objekt. Aga ei ole see sugugi nii. Samas siin saab teha, selles mõttes see on see aeg, on ülevaatus mõnes mõttes, et siin nagu lihtsalt see jäi peale, sest ma tegin enda elu sellega
on see, et ma mõned jätan, mõned ei jäta, sest ma tegelikult tahtsin väga seda ja mida järgmine kord ma arvan ka hulga ikkagi prooviks seda kataloog ka nagu kas toetaks või mitte, aga tahaks nagu idee oli ka, mida me proovisime esimest korda hulga ei toetanud, et anda välja kataloogi, et oleks kõik nagu, mis sinna saab panna ka pildid, mida siin näitusel on paar tükki, mõned jäid välja, Ameerika Eestid ja muud asjad nagu. See on just selline niisugune komplex kingitus just sellistele, kellele läheb see kuidagi, see meeldib see mõte, et kõik kuidagi ja see ühesõnaga, ta oleks nagu Metashemi raamatut umbes 1000 tooli ja 500 maika. No neid on maikast just vähe, jah, see on nagu Eesti, just Eesti ülevaade selline, et see, mulle pakkus see mõte, et see on kõik, kuna neid on ikkagi nii vähe, nad mahuvad selle üleskorrusele ära, et siis nagu panna ja mul ei olnud mingit muud kujundusideed nagu sellist, kuna raha jälle midagi ei ole ka, et midagi ehitada või see oli kõik läks nii nagu ma arvan, et seal on ka see küsimus, et kui seal hakkab nagu meeldivalt ehitamist, et muutuks veel tihedamaks. No jaa, seda ka, jah, aga see oleks saanud hüredama seinad, aga ta oleks väikse ruum praegu lihtsalt, see sul terve ruum on, siis see, sul natukene nagu tegist ruumi, aga ma saan aru täiesti see, et see on täiesti tihe, sellega ma ka, selles mõttes ma ei ütle, et see nagu kõige parem, aga lihtsalt kuna see idee nõudis sellist asja lihtsalt. Et mulle idee mulle väga rahul, aga see kujunduse värk on, see on lihtsalt Aga ma jäin tähelepanemata, kas sügisel tuleb jätkunäitus või läheb see nüüd edasi? See on antudki mõlemale kuraatorile võimalus, et seda ei pea panema täpselt samamoodi üles. Võiks natuke põhimõtteliselt on see võimalus täiesti olemas, et läheneda ka teistmoodi. Sellepärast, et siis ta jääb lahti kuni novembrini ja siis tuleb maale leida. Kui teil on soovi ja siis oleks väga palju. Minul on järgmist kuu ka olemas. Ühesõnaga, et mul kindlasti tuleb väiksem muusika. Ka sellist näitust ei ole me otseselt ju kunagi teinud, et me paneks nagu, et me oleme pannud sama näitus uuesti üle. Seda on meil olnud, aga et me paneme nagu arendus üles ja seda pole olnud. Äkki teeme nii, et mina nagu käin sinu ümber, sina teed minu. Kumal on kirjalik, et sosida selle peale. Te võite seda oma pannutada meil siin järjesti, me lubame. Me teete nüüd koos. Ja kuna see naadate teist mõlemad täiesti uue näitusega, või mõlemad sama näitusega midagi natuke teist. Kuule, kolme kuuga hambad ristis teinud ühe asja valmis, siis kolme kuuga osus. Esimene sai 3 kuuga, siin on see asi, et muuseumite kui sa võtad muuseumitest töid, siis on keeruline juba ainuüksi see, et minna Eesti Kunstimuuseumisse sisse, et see on jaanuari keskel läksime vist esimest korda ju öelda, et me tahame märtsi keskpaigaks töid, et siis see ei ole nagu normaalne ja järelikult, kui me nüüd tahaks 100% kõike muuta, siis tekiks täpselt see sama, et me astuksime nüüd sisse ja kui muu peaks täpselt samamoodi mõtlema seda suve. Et seekord nad tulid meile vastu, aga et seda ei saa nagu iga kord, et ka siin on see, miks on näituse ettevalmistusperiood ikkagi nii pikk. See on jah, et sisuline pool pluss tööd ettevalmistamisse ja kõik see. Kas keegi tahab veel sõsta? Et see ole kunagi kujundatud, sulle meeldis see kirjas? Ei no seal on natukene kogu see, lihtsalt see fakt ka, mul oli ikkagi see, et ma võtan kõik tööd ei ole mul lemmiktööd seal, et ma ei võta niimoodi, et see on, kõik on väga toredad tööd, mis mulle endale väga meeldivad, et siis ma pean panema niimoodi, et mingi tugev töö, natuke nõrgem töö, tugev ja mingi sellisega ikkagi nagu et ma ei teinud ainult nagu mingi kõige nurgemate tööde nagu kus on need kõik, mis kuidagi panen ära ja ainult meil lemmikud on nagu, et seal paratamatult tekkis see, et minu jaoks nagu mulle väga meeldib enda nagu esimene ruum lihtsalt, kuna seal on tõesti ainult portreed ja minu jaoks on ta intensiivne, mulle selline nagu intensiivsus endale meeldib. See teine ruum on selline, nüüd see on täpselt vastupidi võib-olla siis ekskursiooni tegija. Teine ruum on minu jaoks natuke selline, nagu võib-olla ta on lihtsalt nii suur või nagu midagi hõre, et seal oleks nagu midagi võib-olla veel, kuigi ma nüüd lähen uuesti, ma ei näinud seda isegi viirusele, aga võib-olla see natukene annab sinna ka juurde, siis seda ei saa tavamata panna, sest oli bänd.
et see kolmas ruum on ka mõnusalt tihe, seal võib-olla oleks võinud olla isegi veel olla, Andrus kunagi kuulsin ka ette, et seal on mingi hästi palju neid tuleb spordimuuseumis neid statuette või asju, kes kõik on mingid karikatega ja värki hästi palju ka, aga need, ta ei lähe lihtsalt, ta on ikka nagu statuette ja on nii nagu kunst nagu selles mõttes. ja viimane ruum mulle nagu ka hakkab minema, aga seal on ka nagu mingeid selliseid kuna mõned tööd on natuke sellised, võib-olla nagu mitte siis niivõrd minu maitsega, see on ma arvan nii isiklik selline arusaamine nägemus, et selles mõttes seda võib-olla ei olegi vaja nagu tegelikult jagada, see on nii isiklik selline, kuidas ma näen ja nagu mõtlen. aga see kujundustegevus, ta oli mingil määral kindlasti tore ja ta, kuna pole seda teinud jälle ja siis ta nagu pakkus nagu pinget, aga samas seda mänguruumi ei olnud nagu nii palju midagi võib-olla ja ei olnud sellist nagu, jah. aga kumb sulle rohkem meeldis, see on mingi kureerimine või kujundamine? ei, kureerimine kindlasti. Mulle meeldis see, et ma nagu see idee välja mõtlen, siis oli see väga mõnus nagu. Ja siis see, et saab teada, et meil järjest tuleb, sul Tiiu saadab, Rael saadab, kõik saadab nagu, et materjali on nagu, et see nagu, ja siis sa näed, et see asi nagu töötab, et see mulle nagu meeldis. Et see kujundamise asi, ma ei ole teinud, see on natuke selline, võib-olla seda oleks pidanud niimoodi tegema, et ongi see, et kui ma oleks seal nüüd ruumis on ja näiteks vaadanud sedasama, et maika väiksused suuremaks, et mul on seda aega seal ruumis paigutada niimoodi näiteks kõik, vaadata üldse, mis see rida ennast kujutab. Et praegu ma seda saaks läbi mängida, sest ei olnud seda aega ja võimalust kõike muud. Et mingid aga kui sul järgmine kevad tuleks, ütleme, öeldaks, soovid sa tulla, ma ei tea, EKL-i kevadnäitusteks kujundama? Mul on nüüd, ma Kumus kujundan. See on Liisa Kaljula, see on mingi koduteemaline, aga näete, mis see on mingi Tartu kunst. See ei ole ju Sooster. Jaa, on hea, Sooster sõbrad vist. Et siis, kuna ta on mingi kodu, et on hästi väikse tööd ja kuna mul see majamuusem, siis ta arvasid kuidagi, et äkki me matchime. See on teie juures, see on teie muusem? Ei, mitte Eesti kunst, ja see toimub Kumus aga ta kutsus mind kujundama, siis ma ei tea, ta võib-olla arvas, et kuna ma olen majamuusemi kujundanud, siis äkki... siis seal tuleb palju väikseid töid, mis nagu... See on Soosteri sõbrad. Jah, ma tahtsin küsida, et mis on see koduteema mõistis? Vot seda mina ei tea, kuna ma olen materjaliga veel tutvunud, et siis ma ei tea, aga üldse seal on palju väikese... Koduformaat et koduformaat, et väike formaat, selles mõttes koduformaat. Ta on mõnes mõttes sündinud nende tartlaste kodus. Et see on ju ka, eks ole, et nende ateljee oli nende kodu, et ma ütlesin mingid sellised. Ja seal oli hea kodu ja sellised väga sellised, mis ma mõned nägin näited, et sellised ja niisugused. Ja kodu. Kas Rauno sulle on ka keegi ettepaneku teinud? Nii et seda peaks välja kuulutama. Ei kuuluta midagi, aga sa räägid. Et ma ütlesin, kuna Pruul oli keegi juba ettepaneku teinud kujundada uus näitust, ma küsisin, kas Rauno on ka keegi teinud ettepaneku. See mul on raamatuses see küsimus, et kas see maagiline loodusmaa tuli siis lihtsalt, kas see on sinu enda jaoks ka natuke diskussioonis sellega, mis Reili ja Tõnis tegi parem Metsast mereni sellele? Ei, selles suhtes. See kasvas sulle maagiast välja siis? See kasvas maagist välja, mingisugused asjad siin tegelikult on, mis mingid tööd. Mul on see tunne, et see periood, kui ma hakkasin Maarjasokonnas või modelli õppima Maarjasokonnas, siis kui ma käisin siin majas päris tihedalt. Mul on mingid näitused juba päris ammusest ajast ühesõnaga meeldib, et mingisugused tööd või see nagu lõpuks lihtsalt naesin selle peale, et on sattunud senti peale, kus nad juba on olnud. No näiteks see surmad siin. Ja ka raud, ka Päkli Saksas. Aga mina lasin selle loomulikult olla, sest et ma leidsin seda, et siis on Liigogus ja siis kui ma hakkasin seda varasem näitust sest mina vaatasin, et see pilguga, et see ka siin praegu lihtsalt hästi mõjuks või oleks põhjendatud kuidagi. Ja meelditud seda probleemiks. Aga iseenesest mul nagu jah, ja sellest eeskuju sellise kui nad ei pakkunud nendest. Kusjuures, kui see teema oli maagi, siis ma ei kutanud üldse ette, et see on nagu maasliku näite.
et ma ootasin midagi hoopis muud, teades nagu sinu töid, et ma mõtlesin, see on midagi figuraalset ja niisugust fantastilist ja jutustavat ja ma ei osanud ettegi kujutada, mida Eesti kunstist on võimalik leida. Ja tegelikult seda maastikunäitust tehes Tõnisega oli minu idee arendus, et teha mingid sellised metafüüsilised ja ebareaalsed maastikud, et arendada seda maastikuteemat nii edasi ja mingis mõttes sa siin oled seda teinud. Et see nagu kattus selle minu selle järgneva ideega. See oli õus. Aga mitte, et see oli õus. Ma ei tea, jah. Sina teed mingit seost ei olnud selle metsa ja mere vahel näitusega, aga minul just tekkis see, et ma oleks huvitavam näidata neid maastikke, mis ei ole niivõrd tegelikult, vaid mis on mingi teistmoodi maailm. No siuke oma ilma, neid on ju niivõrd palju. Ja osalt mina tahtsin ikka selle näitusega neid töid, ma vajan siin see viimase hetkeni veel kaugleidud, mis tuleb sisse, mis läheb välja. Et ma tahtsin ikkagi mingisugust... Mina tahtsin just seda, ma mõtlesin seda, et kaasaline muusum peaks olema mitmekesine. Ja see oli see, mis ma kunagi lühikese aega Jürgis oli, mida ma seal kogesin ja kaugelt selles suhtes, et Metropolis on võimalik see, et mitmekesine. Ja selles suhtes, et siis on palju parem tegelikult erinevaid asju nagu haarata ja tajuda, et sa saad väga erinevatest asjadest minu suhtes isegi kui veelarvamusi olla, sa saad, et selle energialaksu, sa saad selle peale avada. Ja sellepärast meil isegi mingis see, et meil on erinev. Nii, ja siis ma tahtsin just tegelikult sellist rahulikumalt, klassikalist vastu. Ja mina vaatasin paljusid asju, mis ma tegelikult siin kujundamisel ja alateadlikult ikkagi, et üks asi on need mingid märgid, mis aitavad nagu see toltsimaan, et see sobis lihtsalt siin. Ma kohe hakkasin ei arvata, et see tuleks. Aga ma ikkagi paljuski neid asju, kui oli küsimus, mida sisse võtta välja võtta, siis ma vaatasin ikkagi paljusid asju läbi maailmaks pilgu. Ja mina vaatasin paljuski ka selle pilgu, et näiteks kui mul ühesõnaga, et mingisugused kunstnikud ja töö, mis on mind ennast kuidagi mõjutanud või mulle meelde jäänud või mingid maailmad taga näiteks nagu vindigraafikast. Mina ei saa ikka üle ümber kogu muust kultuuri sellisest kontekstist selle ümber. Enne kõik puhkunud Aristoteeli kaudu. Ja mulle meeldis näidata, et siin on mingid kunstnikud koos, mis võiksid ka näidata just sellist nagu 21. sajandi lähemust. Need samad kaks tegelikult, siis suhtes, et toimutas millegi üle või millegi, mis toimub. Aga ma just teedsin, et see on nagu uuema selles suhtes, et mina enam nagu ei suhestu nendesse probleemidesse, ma vaatan teistmoodi. Ja nad töötavad oma kummalisel moel ometi. Ola on muidugi pikalt rääkinud, kuidas ta piildas seda kõige tema viimane tegelust see on kummaline. See on samas nii mangi. Ja muidugi ta ütleb, et see on tal paremini välja tulnud, kui see lõpetatud, mis oli päris lõppenud, mis on see Tallinnas saada. Ja seda Tallinnas nägin ka. Et see on tal lahti siin. Jaa, aga see... Ei ole nüüd kinni maalitud. Nii, kui nagu mõtled see protsessina sellise kujul, mis see nagu mind nagu harjub ja see mulle... See on endiselt minule endale, mina nagu... Ma olen õnnelik, et ma sain seda teha sellepärast, et mulle nagu kunstnikul oli see hea. Mõnus. See pani mind ennast nagu, mida mina kunstnikul ikkagi maailma taha mõttes. Mis on minu enda probleemide küsimus. Mitte see, et ma nüüd hakkan maagilisi loodusmaale maailma. Ja teeb see jällegi pornograafilisega võinud. Aga lihtsalt see mingisugune... Ma tegeled selle materjaliga teisest aastat. Lõpuks hakkad ka maa. Mis stiilis maast? Ja Flo hakkab kasutama vaikat videos. Ma tahaks ka maali hakata, aga ma ei tea millest. Ma olen maikasid õnnenud. Miks ei hakka maali? Ei ole mingit ideed, mis maali eest oleks. Aga kunagi oli? Kunagi Eestis, siis ma ei mõelnud rohkem, ma tegin rohkem käega. Siis nüüd, kui rohkem mõtled, siis mõtled nii palju, et ei ole vaja
teatud värve või nüansse, ei ole enam oluline nagu siis, ei tundu, et see aeg, et maalida midagi, aga väga, lemmik mul väga meeldis seda vaadata ja väga tore ja mulle nagu viimalt pakub rahutust kõike see, aga ma ise nagu ei ole sellist tüüpi. Pääsuga küll kiitis, et väga andekas. Ja Pääsuga ja ma tean ja seal on, mul on veel palju neid minu maali ja nände, ma ei maalisin, aga ei tea. Võib-olla siis, kui ma arvan, olen vanem, siis ma rahunen maha, siis ma olen aega, siis ma maalin. Maalimine on nagu filosofeerimine. Sa käisid Pärnus õppisid Pärnu, mis see gümnaasium oli? Sütevaga. Praegu nende grupp käisid kunagi siin. Ja nad on välja jäänud ei, seal on mingi kunstikool ka. No ka võib-olla laste kunstikool. Et see, nemad andsid välja mingi sünnipäevaks, andsid välja kogumikul, kus on siis Flo Kasela pilt sees. Miks mina sellest räägid? See oli, nad käisid, ma ei mäleta, ühesõnaga käisid siin ja samal ajal oli all oli sinu see Creative Estonia video ja siis nagu ma olin ekskursiooni lõpetanud, siis ma lõpuks rääkisin, et nad olid mulle kinkinud just alguses selle puldiku ja selle raamatu on ja siis ma sain et näete, et teie koolist on tulnud selline kunstnik, siin on selline pilt ja siis tulevikus, kui saate kursus, siis saate mõistemist. Aga mis töö seal oli? Ma ei mäleta, joonistus minna arvestada. Kuna läks jutt kingituste peale, mul on ainult üks kingitus. Mul on kingitus, kuna on majamooski sünnipäev, aga on ka loo enda sünnipäev, siis mul on loole kingitus ja sa võid arvata, mis siin sees. Valge maika. See on suurepärane loo ja ma arvan, et meil oli väga mõnus. Võib-olla oligi hea, et meid rohkem ei olnud. Tegelikult on teine õhkkond, kui vähem jah, väga hea oli. Jah, mul on see ka tunne. Mul on see küsimus veel, kuidas see tuletorm ja see maastik kokku saab. Mees ja naine. Maali aga panen tähele, mis nende pintski töö. Kujud juba. Selles suhtes, see oli minu jaoks šokk, ma nagu hakkasin vaatama, et seal võib-olla ära kõrva vaata. Kuna seal oli selge ja oli vaja leida helge ja mulle tundus, kui ma vaatasin seda kogust, see ei olnud isegi neil kogus selle ritadõi, kuhu ta oli deponeeritud, kuna mulle tundus järsku, kui ma seda pilti vaatasin, kui midagi on üldse maagilist helgemist, siis tuletormis võiks olla. Ja tänu sellele, et ritadõi ta sealt deponeerimiskohast ära, ta tuli siia ja minu arvates järsku oli selge. Ma ütlen, et paljuski teeb ikka neid tööd, mis on näitusel, et see on reaalsus tegelikult, et ma tänatud nende väga head fondi hoidjad, kes oli külinud, see on fondi halb, fondi hoidjad. Haidjate. Jah, teadakse, et näitust ei määra mitte kuraatorid, maagilisele näitusele sobivad haidjad. tegelikult määrav on näitusel ikka mõtlesin. ja seda ka mitte mida. Aga mis sa võtmed asja, kui mõõdi kaasa? Ja mis on esitus valmis ja mis saab esitus valmis? Ma olen väga tänulik Tallinna graafiku kogu hoidjale ja restauraatoritele, et nad andsid neid rautasid, nad andsid. See oli jah. Selle üle olen ka mina. Need olid väiksed nimed. Ma olen nii õnnelik, et siin on need 2 rauatööd lähkede all, 3. me ei saanud, kuna sellel oli valguskahjustus. Aga mul on tunne, et ma ei ole neid mitte kunagi Tartus näinud. Ja see on see, millest ma hakkan ise
rääkima, siis see nagu, millest ma pihta hakkan väga tihti 20. sajandi kunstist, et nad nüüd siin ripuvad sellega väga hea. Ja, et Toomik on väljas, mida ei ole väljas olnud. Ja Toomiku kohta keegi ütles, et miks nii kole pilt ikka tahumises ruumis. Et seda oli nagu, aga väga ilusti seletas ekskursiooni, mis mu käis Envego, kes on oma nendele meestele, kes tal olid. Ta rääkis nagu Toomiku enda sellisest suhtes surma ja kõige sellega, et see oli nagu väga kenasti ära jäänud nendele meestele. Igal juhul ma usun, see pilt läks väga ilusti mingi. Minu arust ta võib väga õigus ruumis. Minu meelest see väga muugi. Jah. Aga on veel midagi seda mõelda, et vot koos selle Metsa ja mere näitusega oli see loengutele kohtumiste seeria ja loodus sellises feministlikus teoorias on nagu naiselemine. Okei. Ja ma ootasin, kui kutsusite esinema, kõik esinejad olid väga valmistunud sellest naiselemendist, et loodusest, muutu külgedõuge. Ja nüüd on sul see teaduse seeria, kas seal on ka kõik ainult naisesinejaid? Praegu küll. On täiega seda muidu. Naised ütlevad, sa võid protesteerida, aga naised on mulle ära öelnud seni, kelle poole ma olen pöördunud. Ja midagi ei ole teha. Mingitest kunstiteaduse teavad välja. Pöördu näiteks selle. Kes meil on see arst, kes neid ravitaimede raamatuid kirjutab? Aili Vaata, sügis ei ole koos. Tahtsin seda öelda, et teil on ka midagi vastupidine, et teil on nagu vastas, et Flo näitas oma meelik ja sellega, et nagu ei realiseerida mingit vastas külgetõmbe. Või kuidas? Kas ise kommenteerida? Mina oskaks kommenteerida, see on väga huvitav tähelepanek või üldistus. See on huvitav. Ma ei tea, mina näiteks selle hästi vastu, ma ei ütleks küll, et midagi väga naiselikult oli. No, põhimõtteliselt see on ka seesama printsiip, kui loodus on naine. No kui on. Aga see ruumis on väga lummav olla, mulle väga meeldib siin olla, kõik see kuidagi moodi loobuleks hea. Siin midagi muudetakse selles. Mulle endale meeldib kõige rohkem esimene ja kolmas. Kolmandas on see Kalju. See väldise sünnipilt, see on väga siuke. Seal vahepeal just tööd. Mida? Seal mis vahepeal tööd. Ja paraku tuleb nendes ruumis ka paraku sest ülesoost lihtsalt läheb. Võib-olla jällegi, aga me võime ikkagi mõelda seda, jah. Kuna Soosteri näitus vist, ma saan aru, tuleb detsember. Ma kartsin, et ta tuleb varem, et järsku Tallinnas on detsembris, jah? Jah, et siis lihtsalt juhul, kui tõesti Tallinnas tahetakse mõnda maale, siis ma ei tee probleemid sellest, nende soovi täita, sest nemad olid nii head tulid vastu. Küll oli võimas see Soosteri näitus seal Vaarasvaali ka majas. Ma olen selle kaamera Te ilmselt räägite sellest 70. aitab küll, siis räägime juurde. See oli 70. See oli, ma mõtlen, et see oli vast ikka 80-ndatel, see Soosteri. 80 ma mäletan. 70 või 71 oli esimene, 8